psühholoogia peaks nagu elu lihtsamaks tegema. Vähemalt teoorias. Nii, juhi fookuse audit. Rakendus arvutab välja, kui palju läheb maksma see, et juht teeb kõike ise. Väga hea. Nüüd on süütundel lõpuks kalkulaator. Panen töönädala pikkuseks 40 tundi ja oma aja väärtuseks 100 eurot tunnis. Seejärel märgin ära haldustöö, e-kirjad, broneeringud, dokumendid ja raamatupidamise. Rakendus näitab kohe, kui palju aega võiks delegeerimisega vabastada. Selge ja arusaadav. Juhil võib nüüd tekkida esimene kahtlus, kas ta on üldse juht või lihtsalt hästi tasustatud kalendrihaldur. Lisan töötajate juhendamise ja tootearenduse. Mõlemale saab määrata tundide arvu ning märkida, kas tegevus mõjutab müüki otseselt, kaudselt või üldse mitte. Vaikimise on valitud ei too. Tootearendus ei mõjuta müüki. Julge väide. Mõnes ettevõttes nimetatakse seda tooteks. Siin ei tasu kasutaja eest vastust ette ära valida. Las inimene otsustab ise, muidu satub vale tegevus kohe delegeeritavate tööde nimekirja. Tulemuseks saan 20 delegeeritavat tundi nädalas, 80 tundi kuus ja 1040 tundi aastas. Siis ütleb rakendus, et 100% minu tööajast on delegeeritav. Oot, töönädal oli 40 tundi. Tegevusi sisestasin 20 tunni jagu. See on 100% sisestatud tegevustele kuluvast ajast, kuid 50% kogu töönädalast. Ülejäänud 20 tundi ei ole mingi juhtimismüstika. Näidake mõlemat arvu eraldi. Arvutuse järgi kaotan nädalas kuni 1600 eurot, vähemalt teoorias. See eeldab, et kasutan kogu vabanenud aja kohe tööks, mille väärtus on 100 eurot tunnis. Mitte kohvi joomiseks ega järgmise koosoleku kokkukutsumiseks. Parem sõnastus oleks võimalik tulu või ajaväärtuse erinevus. Siis saab kasutaja aru, mida siin tegelikult arvutatakse. Proovin veidi ebamõistlikumat sisendit. 10-tunnine töönädal ja ühele tegevusele 50 tundi. Sisestusväljal jääb 50 nähtavale, kuid arvutuses kärbitakse see vaikselt 10. Rakendus ei tohiks kasutajaga numbreid salaja ümber kokku leppida. Näidake veateadet, et tegevustele märgitud tundide arv ületab töönädala tundide arvu. Mobiilivaade on see-eest korralik. Sisu püsib loetav ega valgu külgedele. Oot, vaatame, mis taustal toimub. Konsoolis saab seadistuste päring vastuseks veakoodi 401, kuid rakendus jätkab tööd vaikeväärtustega. Kasutaja tööd see ei takistanud. Päring tuleks siiski korda teha, et mõni päris viga hiljem müra sisse ei kaoks. Otsingumootorite jaoks mõeldud pealkiri, kirjeldus ja jagamispilt on olemas. Puudu on kanooniline aadress, saidikaart ja struktureeritud andmed. Olematu leht tagastab vastuse koodi 200, nagu oleks kõik korras. Ei ole. Olematu leht peab tagastama veakoodi 404. Kokkuvõttes on töövoog selge ja mõte kasulik. Kõigepealt parandaksin protsendi sõnastuse. Eemaldaksin lisategevustelt vaikimisi valitud vastuse ja selgitaksin rahalise arvutuse eeldusi. Mõte 8. Teostus 7. Kontrollitavus 6. Delegeerimine võib raha säästa. Protsendid peavad enne ise tööle ilmuma. Egas midagi. Vibefestil näeme. Ülesandeid võib delegeerida. Kontrolli mitte.